Tere ja tere tulemast tagasi siia Infoturbe kööginurka, mis täna küll jälle tavapäratult on eetris kuskilt hotellinurgast. Aga mis on tänased uudised? Juba 19. Infoturbe nädala kokkuvõte räägib täna siis viirustõrje tõrjumisteenusest, lunavaragängi puudulikust turbehügieenist, siis sellest, kui raske on ikkagi süvapettusi avastada ning maksutagastustest Suurbritannias. Esimene uudis tuleb Hollandi politseilt. Nimelt eelmine nädal jõudis finaalini siis üks osake rahvusvahelisest suuroperatsioonist Endgame, lõppmäng, kus siis mitme erineva riigi jõuorganisatsioonid või uurimisorganisatsioonid teevad koostööd küberkuritegevuse vallas. Ja Hollandi politsei andiski siis teada, et koos USA ja Soome organisatsioonidega õnnestus neil sulgeda selline tuntud viirustõrje tõrjumisteenus nagu AV-Check. Mis on see teenus, küsite? Väga hea küsimus. Teenus on püsti olnud juba üle 10 aasta ning selle eesmärk oli tegelikult pakkuda siis viiruste kirjutajaile võimalust testida oma koodi erinevate viirustõrjeprogrammide ning viirustõrjemootorite vastu. Ehk siis pahalastel oli võimalus osta sellele teenusele kuutellimus või siis subscription, mis võimaldas neil siis laadida sinna keskkonda oma kood ja seda koodi siis peenhäälestada seni, kuni viirustõrjeprogrammid seda enam ära ei tundnud. Ja seejärel said nad seda siis muretult pahaaimamatutte inimeste seadmetesse toimetada nii, et võisid olla kindlad, et viirustõrje seda ära ei tunne. Puudulik turbehügieen pole probleemiks mitte ainult tavainimestele ja tavaorganisatsioonidele. Nimelt turbeuurija postitas möödunud nädalal 2 väga detailset raportit selle kohta, kuidas tuntud lunavaragrupp Akira pidas siis lunaraha läbirääkimisi oma ohvritega, kes lõpuks siis otsustasid maksta seda lunaraha ja uskusid, et kogu see tehing jääb saladuseks. Mida nad ei osanud aga arvata, oli see, et Akira need läbirääkimisvestluste kanalid on tegelikult kättesaadavad kõigile, kes vaid oskavad otsida. Ja nende 2 kanali läbivaatusel saigi siis uurija teada ja üsna detailset infot selle kohta, et kes need ohvrid olid ja kui palju ja mismoodi see lunaraha siis maksti. Kuigi kogu vestlus pidi olema anonüümne, siis tõendid, mida need ohvrid siis said lunavare grupeeringu käest tõendamaks, et päriselt ka see rünnak on toimunud, sisaldas juba nii piisavalt palju informatsiooni, et selle järgi oli siis võimalik ohvrit tuvastada. Mida siit uudisest kaasa võtta? 4 asja. Esiteks, lunavara grupeeringuid ei saa usaldada. Üllatust. Siis teiseks, kui otsustad lunaraha maksta, siis mitte miski ei garanteeri seda, et see intsident jääb saladuseks või et keegi teine ei saa sinu andmeid endale selle intsidendi käigus, mis siis lekkisid. Või et sa ei lange seejärel hoopis topelt väljapressimise ohvriks. Kolmandaks, isegi juba see läbirääkimiste fakt või läbirääkimiste käigus vahetatud informatsioon võib anda uurijatele ja ajakirjanikele piisavalt sellist infot, mida sa ei taha, et avalikkus teada saaks. Ja viimasena siis, kui lunavara grupeering annab sulle interneti vahendusel infot, et kuidas nad sinu süsteemidesse sisse said, siis seniks, kuni sa neid süsteeme pole korda teinud, oled sa tegelikult veel suuremas ohus. Nüüd sellest, kui keeruline on tegelikult süvapettusi avastada. Nimelt Saksa, Poola ja Rumeenia ülikooli teadlastest kokku pandud uurimisgrupp selgitas, et piisab juba sellest, kui süvapettuse teel loodud audio lihtsalt ümber salvestada niimoodi, et salvestusse jääb ka loomulik ruumi ja ümbruse akustika, et tuntud süvapettuse avastamise mudelid ja mootorid seda enam tuvastada ei suuda.
tegemist on inglise keeles siis niinimetatud replay ründega ehk siis taasesitusründega ja sisuliselt muudeti selline puhas ja kliiniline sünteetiline audio heliks, mis on loomulik ja tavapärane. Katse ajal testiti siis erinevaid kõlarite ja mikrofonide kombinatsioone mitme erineva tuvastusmudeli vastu, selleks, et selgitada siis nii-öelda parim lahendus. Selgitati välja ka, et lihtsalt müra lisamine algsele sünteetilisele süvapettuse audiole ei olnud piisav. Oli tarvis just nimelt sellist taasesituse salvestust. Siinkohal on nüüd oluline meeles pidada, et sellised süvapettused on oma olemuselt siiski osake usalduspettustest ning kui sulle ikka keegi helistab ja küsib, ma ei tea, raha või kingitusi või sinu isiklikke andmeid, siis suhtu sellesse üsna kahtlustavalt. Ja tänane viimane uudis tuleb siis Suurbritanniast. Kui 2 nädalat tagasi rääkisin siinsamas maksutagastustest Austraalias, siis nüüd tuli infoga lagedale Suurbritannia maksuamet, kes siis avalikustas, et pahalased on näppanud 47 miljonit naela, kasutades ära siis ligi 100 000 maksumaksja konto. Maksuamet on juba alustanud ka nende inimeste siis teavitamist, et nad oma kontot ära turvaks, vahetaks parooli, paneksid sinna tugevama parooli, lisaksid mitmetasandilise autentimise ja siis kinnitavad neile ka, et raha, mis välja peteti, ei ole nende raha, nemad ei ole midagi kaotanud, nad ei pea selle pärast muretsema, et see oli kuningriigi raha, mis välja peteti. On algatatud ka kriminaalasi ja juba eelmine aasta on siis selle kriminaalasjaga seoses ka pahalasi vahi alla võetud. Selline oli siis tänane tavapärasest lühem infoturbe kööginurk. Uuel nädalal olen arvatavasti juba matkalt tagasi ning jätkame tavapärases keskkonnas ja tavapärases pikkuses. Seniks aga näeme nädala pärast.